Tšau, mina olen Ken Erik ja õpin hoonet sisekliima veetehnika 4. kursusel ja minu lemmikloomadeks on koerad. Selle töötoa käigus keskendume me aga hoopis ventilatsioonile ja õhu liikumise kiiruse mõõtmisele. Nüüd ma küsingi teie käest sellise küsimuse, mis te arvate, kui kaua veedab keskmine inimene oma elust siseruumides? Nagu näha, siis veedavad inimesed väga palju ajast siseruumides, mistõttu on vajalik, et seal oleks mugav, tervislik ning hea olla. Mugavustunde võib tekitada hea tool, pehme diivan, kuid väsimuse ja haiguste vastu ning produktiivsuse tõstmiseks peab toas olema tagatud ka puhas ja värske õhk. Selles töötoas uurimegi lähemalt, kuidas jaotada õhku tubade vahel võrdselt. Töötoa tegevus leiab aset selle ventilaatori juures, kus teie ülesandeks on ehitada ja välja mõelda õhujaotaja, millega saaks muuta õhuholka nii, et mõlemast torust väljuks sama palju õhku. Te peate mõõtma õhuvoolu kiirust mõlemast torust ning peate välja arvutama õhuhulgad. Samuti on teil võimalus korrigeerida ja muuta oma ehitatud õhuvooluhulga piirajat, et tulemus oleks võimalikult täpne. Ja nüüd räägin ma teile mõõtmisprotsessist lähemalt. No tšau! Mina olen Jan ja ma räägin teile kõige täpsemast viisist, kuidas kiirust peaks mõõtma. Selleks, et mõõta võimalikult täpselt õhukiirust, tuleb selgeks teha õhu liikumise suunda. Mõõtepulga peal olev nool peab olema samasse suunda, kuhu õhk liigub. Seejärel tuleb toru kujutlikult jagada 5 punktiks, kus need 5 punkti tekitaksid enam-vähem risti toru avale. Esimene punkt, teine punkt, 3. punkt, 4. punkt ja 5. punkt. Igast mõõtepunktist võta keskmine õhukiirus ja pane kirja. Seejärel kõik 5 tulemust liida kokku ning jaga 5-ga, et saada aritmeetiline keskmine, mida kasutate oma arvutustes. Jõudu tööle! Kui lahendus valmis, on järg katsetusel. Mõõdame õhuvoolu kiirust mõlema toru otsas ning teades avade diameetreid, arvutame õhuvoolu hulga. Kahjuks pole vooluhulgad võrdsed ning tuleb ülesannet korrigeerida. Nad küll proovisid, aga teie tehke paremini.